kallid ennustushuvilised. Oleme siis taas siin Draakoniga jälle oraakli jutul. Hakkar on meil valvab, et ikkagi meie õnn kestaks. Möödunud nädal oli meil see oraakel ütles, et on mehelik jõud, heksagramm number 1, suur jõud. Mitte suur jõud, oli lihtsalt jõunimeline. Ja peab ütlema, et ega nädala jooksul oli tunda tõesti, et on selline teoks tegemiste nädal, selline enesekehtestamine ja nii-öelda käsk olla või midagi teha, mitte niisama lasta, mitte kohaneda. Ja sul oli ju vist ka, eks ju? Mul oli jah selline nädal, kus mingid mõtted, mis on pikalt ma ei viinud neid päris teostuseni, aga ma sain enda sees tundsin ära need jõukohad ja ühesõnaga, et ma ühesõnaga ütleme nii, et nüüd ma tean, et ma saan edasi minna sellega, et ma tundsin päriselt ära oma asjad. Just, et mingi asi saab valmis, tehakse valmis. Aga mitte liiga pikalt ehitada, siis nüüd asume siis järgmise nädala kallale küsima oraakli käest. Armas oraakel. Palun anna meile teavet, missugune muutus meid järgmisel nädalal ootab. Ja selleks siis viskame välja siis selle järgmise nädala heksagrammi. Vaata, mis sealt tuleb. Jälle on siin valed asjad sees. Tulevad valed asjad välja. Ei tule praegu veel kasuta. Talakku näite kasuta. Esimene joon on meil number 9, see on muutuv mehelik. Nii, teine joon on meil 7, on ka mehelik. Aga ometi 2 nädalat järjest töö tegemist ei tule. Seda ei oleks küll keegi üle. Kolmas joon on 8, naiselik. Neljas on 6 ehk muutuv naiselik. Viies on 7 ehk tugev joon, mehelik. Ja 6, vaatame nüüd, mis meil viimaseks tuleb. Ja see on meil tugev joon, mehelik. Päris mehelik nädal. Aga nüüd on ühesõnaga meilt heksagramm on teada. Või meil ei ole veel teada, aga ma kohe vaatan, mis ta on. Et nüüd on väike vaheaeg ja peale vaheaega oleme tagasi ja siis juba oleme vaadanud, mida see siis tähendab. Nii, nüüd on meil siis vaadatud põhikujund või põhiheksagramm on meil number 61, mis on ühendumine keskmega. Või seesmine tõde. No siin on tõde, aga see on põhimõtteliselt seesama asi, et me nüüd ilmselt peale seda teoks tegemist. Kuigi huvitav on see, et see seotud kujund on number 6, mis on vaidlemine või kohtuasi. Ehk et see vaidlemine, aga samas on see loogiline, et tegelikult see vaidlemine on ju tegelikult tõe otsimine. Ehk et sellest tõe otsimise keskkonnas tekib see ühendumine keskmega. Aga see on siis ühendus vaimuga õiglane, siiras tõearmastaja, eelarvamustest vaba südamevägi, ühendumine oma elu sisemiste ja välimiste osadega. Nii, mis ta sinul
mis see tõlgendus sul on? Ma mõtlen, et kujundist rääkides siis Tuulijärve kohal. Tark mees kaalub seaduse rikkumise juhtumeid ja lükkab surmanuhtluse edasi. Sul on vaja tunnistada ja austada teiste inimeste kõige sügavamat loomust, kui tahad neid tõeliselt mõista ja nendegi lugupidamist pälvida. Vaata, see on nüüd väga huvitav seos on selle seotud kujundiga, selle vaidluse või kohtuasjaga, eks ju. Et tegelikult, kui sa tunnetad seda, no tegelikult ta vihjab sellele kahelt poolt korraga nägemisele. Just. Eks ju, et see vaidlus viiks tegelikult muidu kuskile halba, aga kui sa tunnetad selle kahepoolse nägemise ära, siis sa jõuad enda südameni ja lahendad need probleemid. Just. Ühesõnaga, üldiselt kommentaar on tal siis see ülimalt head tõotav aeg sinu vaimseks arenguks. Viljele oma seesmise mina jõudu ja väge ning sa oled võimeline sooritama kõik rasked ettevõtmised. Kui midagi niisugust on parajasti käsil, peaksid sellega praegu tegelema ning asuma selle juurde enesekindluse ja ausa meelsusega. Sinu ülimaks eesmärgiks ei ole mitte ennast teistele peale suruda, vaid muutuda nii isetuks ja alandlikuks kui võimalik ning liikuda oma õigel teel edasi suure siiruse ja aususega. Ma muidu tunnen juba praeguse nädala lõpus, et see enda alandlikkuse väljaarenemine nagu toimub minu sees juba. Ja tegelikult on üsna loogiline ka, või mingi loogika on selles, möödunud nädal oli see tohutu enesekehtestamine. Ja see viis nüüd ka vaidlustesse, eks ju see, mis on nüüd see seotud kujund. Ja nüüd nende vaidluste lahendamine või nende nägemine, siis vaidluste selle kahepoolsuse nägemine, see viib nüüd ühendumisse keskmega. Nii et siin on mingi teatud loogiline, mitte muster, aga selline loogiline liikumine nende erinevate ennustuste vahel on mulle täiesti nagu on tuntav. Et siin on ka, et ennustus on soodne astuda suurde jõkke, mis tähendab siis minna selle vooluga kaasa. On aeg tuua oma sisemine ja välimine elu kokku, ühenduda keskme ja vaimuga. Siin sama, et olge siiras, tõearmastav ja usaldav. Tundke ära sisemised ühendused inimeste ja asjade vahel. Ühesõnaga ta kutsub järgmine nädal on ilmselt väga soodne nädal nägemaks neid tähendusi, mis meid tegelikult ümbritsevad. Mina olen juba päris ammu õppinud nägema kogu oma elu, kogu oma väljaspool toimuvat. Olen üritanud nagu näha need selliste, kuidas öelda, sümbolite jadana, ehk nagu keelena. Et ma just möödunud nädal arutasin Facebookis siin ühe tarokaardi inimesega. Ta ütles ka, et tal on muutunud see hästi põnevaks, et tema jaoks on sellest tarokaardistikust nagu kujunenud oma keel. Et ta loeb nagu sellist pidevat jada. Ja mul on tegelikult selle muutuste raamatuga täpselt sama tunne tekkinud, et selline seotud keel tekib. Tõlgenduses ütleb nii. Heksagrammi struktuuris on Tuulijärve kohal. Tuul tungib igasse suunda ning värskendab järve kogunenud vett, andes sellele energiat. Tuule jõud jõuab isegi salajaste ja suletud asjadeni. Tuul tähistab täieliku siiruse ja tõe piiramatut ja vääramatut jõudu. 2 katkelist yin-joont heksagrammi keskel seovad täiusliku tõe tühjuse ja puudumisega. Võib-olla ego, materialismi, illusioonide ja nii edasi puudumisega. Sun trigramm kujutab ka puud ja siin viitab tühjale paadile, mis lubab ette võtta erilisi ja tähtsaid ülesandeid. See tähendab ületada suurt jõge. See enda sisemise tühjuse tunnetamine, et see on tegelikult hästi oluline asi. Kui sa oled ka minu seda vaimset teed jälginud, siis see, kuidas ma olen jõudnud selle kohani, kus sees on sealt, kus see kõik luuakse väljapoole. Seal on see tühjus, selle ära tunnetamine. See, mida ma tunnetan siin meie selle vundamendi peal, mis on tühi, eks ju. Kuidas ma sellest, et seal on mu hing ja siis see hing, või see hing on nagu tühjus. Ja ta ei vajagi mingit määratlust. Et tegelikult igasugune enesemääratlus stiilis, et ma olen hea, ma olen halb, ma olen see, too või kolmas. Ma just eile jõudsin, oli vist eile see mõte mul peas,
vaata religioonis öeldakse, et Jumalat ei tohi nimetada või Jumalale ei tohi nime anda. Siis tegelikult endale ei tohi ka, see seostub selle sama asjaga, et, no, et ka ma endale ei tohi nime anda. Ma ei tohi öelda, et ma olen see või too. Sest sellega ma piiran ennast. Ma pean tunnetama, et ma olen see tühjus seal sees, see mitte miski, ja kõik muu on minu suhtes nagu miski. Ma vaatasin, siin on otsustuse see, ühesõnaga igal juhul see tundub väga-väga lahedate kirjeldustega. Nüüd on niimoodi. Seesmine tõde liigutab isegi sigu ja kalu ning juhib heale õnnele. Kasulik on ületada suurjõgi, kasuks on olla kindlameelne ja korralik. Tõe ja siiruse seesmistes voorustes peitub suur jõud ja mõju. Võib jõuda erinevate inimeste seesmise loomuseni, nendega ühendust võtta ning nad liita harmooniliseks koostööks suure ettevõtmise nimel. Sellel on hea tulemus. Ta on nagu, ta põhimõtteliselt selline tunne on, et kõik, mis me oleme nagu see nädal nüüd jõudsime nii-öelda selle jõuni, on ju. Nüüd on selle jõu rakendamise aeg ja nagu ikka ta nimetab kui isetult ja omakasupüüdmatult me peame seda tegema. Ja eks mõttes on see jõu pöördumine ka tegelikult, et kõigepealt möödunud nädal oli meil jõud nagu välja pööratud kõik, eks me teostasime. Ja nüüd me pöörame selle sama nii-öelda sisse, eks. Selles mõttes, et saame nagu iseenda, saame selle kaks asja kokku, siis siin ütlebki, et ju sisemine ja välimine on läbi tungimine avatud. Avatud kese tungib läbi ja ühendab mõlemad, nii sisemise kui ka välimised maailmad. Nii, ja siis on meil varjatud võimalikkus on suu. Keskmega ühendumine sisaldub varjatud võimalikust, et muretsetakse toitu enda teiste jaoks. Ehk et see tähendab, et sa ei ole isetu. No ei, see muretsetakse toitu mulle, see suukujund, nii palju kui ma mäletan, tähendab seda, et sa saad nii-öelda maailmast midagi vastu võtta. Et see on see. Eks see enda keskmist jõud meil ongi. Ja nii, aga meil siis muud väga palju uut polegi öelda, et siis ühesõnaga järgmine nädal olgem valmis iseendasse vaatama. Tundke, kuidas see, mis me möödunud nädal tegime teoks, kuidas see nüüd pöördub sellega, me peame nagu iseendaga kokku saama. Ja iseenda tühjuse tajumine. Julgema ennast näha tühjusena, nullväärtusega. See ei tähenda väärtusetust. See ei tähenda mitte seda, et ma olen halb, sest see ei ole nullväärtus, see on miinusväärtus. Nullväärtus on see, et ma ei anna endale üldse mitte mingit nime ja ma saan selle iseenda tühjusega seal sees kokku. Ja selles tühjuses muide on see koht, kus saad ühendust Jumalaga. Aga sellega me vist tänaseks lõpetame ja soovime siis kõikidele seda enesega kohtumist järgmisel nädalal. Ja kõike head ja nägemist. Tšau, tšau.